Tere tulemast vaatama järjekordset osa saatest Eesti kaitsetööstus väikeriigi suur võimalus, mis siit Delfi meediastuudiost taaskord eetrisse läheb. Tänase saate fookus on kaitsetööstusettevõtetel, mis tegelevad mehitamata õhusõidukitega ehk droonidega ja siin on ka erinevaid külalisi, kes drooni valdkonnas muul moel kui tootjatena väga aktiivselt sees on. Nii et hakkame kohe asjaga otsast minema. Minu nimi on jätkuvalt Rasmus Kage ettevõttest Agenda ja annangi siit kohe vasakule käele sõna Tõnis Voitka, Krattworksi asutaja ja tegevjuht. Millega Krattworks nüüd tegeleb, kui me räägime, et kõik me oleme siin laua ümber või kõik teie olete laua ümber seotud droonidega, millega siis Krattworks konkreetselt tegeleb? Sul on hästi lihtne vastus. Krattworks tegeleb droonide kui võimeloojatega. Ehk siis me kasutame droone selleks, et luua sellist uut võimekust, mida täna nii-öelda ei ole. Aga sellele lisaks pakume siis sihtmärgi ja vaatlusdroone. Et need on nagu hästi lihtsalt nagu öeldes. Ehk et kui nüüd tavaline Delfi vaataja praegu vajab väikest lihtsustust, siis ikkagi tavalised droonid? Jah, sisuliselt meie pakume alternatiivi DJI-le, DJI Mavicutele või siis armeedele droone selleks, et õppida, kuidas need alla lasta. Nii fixed wing ehk siis white tiibasid kui ka tavalisi multirootori sihtmärke. Ja, meil on küll selline kaitsetööstus teemaline saade, aga sa pead mõtlema, et see on nagu Delfi vaataja ehk et natuke lihtsamad gentlemanid. Ehk et mis need DJI ja Mavic droonid on? Need on need kõige levinumad vaatusdroonid, mida Ukrainas, mille kõige videoid nii-öelda nagu näeb. Mitte nüüd need ründedroonid, vaid need, millega siis, mida ostetakse siis kommerts nii-öelda edasimüüjatelt, mis siis tulevad lõpuks meile Hiinast. Väga hea. Lendurai asutaja ja juht Siim Maivel. Siim, mille poolest siis Lendurai droonimaailmas eriline on? Lendurai võimaldab droonidel oma ülesandeid täita ilma GPS-ita ja ilma raadiosideta, mis on siis peamised haavatavused nendel odavatel või laialt levinud droonidel Ukrainas. Et me proovime nii-öelda minna siis nagu üks kategooria kõrgemaks. Et see ei olekski üldse mõjutatav sellest jammimisest. Mis see jammimine on ja miks see on Ukraina rindel tähtis, sellest me kohe varsti ka räägime. Aga jätkame. Edward Vainu, Meritain Grupi arendusjuht. Mida teie teete? Tere, tänud kutsumast. Meritain Grupp on oma olemuselt arenduskompetentsi keskus, et me toome maale tõrje tuvastusseadmeid ka droone, neid samu Mavic droone, mida Madis mainis. Aga me teeme ka, ütleme, nende arendust oma partnerite abil, kus me siis lisame teatavaid funktsioone, mis on hästi olulised näiteks taktikalistes tingimustes. Ehk et te kõik need kolmekesi ei lihtsalt pane kokku selliseid lendavaid masinaid, vaid te loote sinna ka midagi uut peale, mis teeb temast nagu tõelise kaitsetööstusvahendi, mida ka vaenlast tagasi suruda. Hävitada vaenlast. Suurepärane. Ja meil on laua otsas üks mees vormis, tema on Aivar Hanioti ja täna on ta siin laua taga põhjusel, et Kaitsetööstusliit tunnustas Haniotit eelmisel aastal eraldi tiitliga selle eest, et ta on märkimisväärselt panustanud kaitsetööstuse arengusse, nimelt põhjusel, et ta on Kaitseliidu mehitamata õhusõidukite valdkonna eestvedaja. Kas ma saan Aivar õigesti aru, et sina nüüd kasutad siis kõigi nende kolme erineva kaitsetööstuse ettevõtte toodangut ja arendad Kaitseliidus meie mehitamata õhusõidukite valdkonda? Ja põhimõtteliselt vastab tõele, et Kaitseliidus arendab seda drooni valdkonda Kaitseliidu küberkaitseüksuse staap koos oma vabatahtlike abilistega, tegevliikmetega Kaitseliidust. Ja tõesti me kasutame kõigi eelmainitud kolme ettevõtte vahendeid siis nii eksperimenteerimiseks kui ka uute võimete loomiseks. Väga hea. Mis need täpselt on, selle juurde kindlasti jõuame, aga hakkame nüüd otsast peale, sissejuhatav ring on tehtud. 3 aastat on Ukrainas seda täie võimsusega sõda peetud. Mäletan esimesi kaadreid, kuidas räägiti Bayraktaaridest ja Javelinidest, mis justkui aitasid rinnet tagasi hoida. Täna räägitakse ainult droonidest. Miks? Mis seal toimub? Mis Ukrainas toimub? Teil kõigil kolmel on väga otsene side Ukrainaga. Kuidas? Mis te teete seal oma droonivõimekusega? Kes alustab? No, ma võin alustada. Krattworks tegeleb Ukraina seeska, et oma toodete testimisega.
meie nii-öelda suur eesmärk ei ole Ukrainasse üritada müüa poolikuid tooteid, vaid saada sealt võimalikult suurt tagasiside selleks, et olla valmis siis järgmisteks konfliktideks, mis siis võib juba olla nii-öelda meie pinna peal. Me nagu teadvustame endale seda, et see viis, kuidas Ukraina täna sõdib, erineb suuresti sellest, mida NATO nii-öelda plaanib ja siis me üritamegi kohandada Ukrainas õpitud NATO konteksti ehk siis meie riigi kaitseks vajalike toodete arendamisse. Ma korra küsin üle, testib. Testimine tähendab ikkagi seda, et te olete rindel. Me isiklikult ei ole rindel, aga meie nii-öelda kasutajad ja meie instruktorid on. No just, et nii-öelda Kratworksi droon teeb seda, millest ta kõige parem on. Ja. Aga mis see siis on? Näeme me neid samu videosid ka, mis Eestisse jõuab rindelt, kus Kratworksi droonid töötavad? Mõned üksikud on olnud jah, aga me ei ole seda väga nagu avalikult välja toonud ka. See on teatud julgeolekukaalutluste põhiselt, et mida vähem on infot meie kohta nagu väljas, seda parem meil on, sest et oleme kasvav ettevõtte alles. Kasvavad ettevõtted on pigem sihtmärgiks meie vastasvõistkonnale, ehk siis ei tasu liiga palju alguses nii-öelda seda välja anda enda teabe osas, enne kui su julgeoleku tase ei ole saavutanud teatud nii-öelda lävendit. Siim, sinu ettevõte ei ole vana, kõigest ju aastakene võib olla ja juba ka toimetate Ukrainas. Just. Mis te teete seal? Meie esimene toode, mida me oleme valmis teinud ja turustanud juba on siis selline lõppfaasi sihitamise lahendus, mis võimaldab siis 500 meetri kauguselt lukustada sõiduki suuruse sihtmärgi ja peale seda siis droon lendab selle pihta täpselt ilma igasuguse välisabita ainult selle peal, mis seal pardal on, et siis seda enam nagu mõjutada välja arvatud kineetiliste vahenditega enam ei saa. Ja see pakub nagu päris suurt eelist, et esiteks, kui selle sõiduki peal on jammer, mis siis segab raadioside, et tavaline rallidroon ei saa sinna pihta lennata, siis kuna see ei sõltu raadiosidest, siis see saab ikkagi endiselt, sa saad seda sihtmärki siis hävitada. Teine asi on see, et kui see droon lendab nagu automaatses režiimis, siis ta vajab ka vähem piloodioskusi, et see lõppfaas eriti, kuna kiirus on suur, sihtmärk võib liikuda, siis see vajab väga head piloodioskust, et päriselt ka tabada. Õnneks Ukrainas on väga palju oskuslikke operaatoreid ja neil on kogu nii-öelda süsteem, kuidas neid koolitada ja integreerida siis relvajõududesse. Aga kui me mõtleme, et me peame siin oma reservarmeega omamata kõike seda kogemust sellisel kombel ka samasugust võimet kasutama, siis võib-olla see automaatsem lahendus võimaldab lihtsamini reservväelast ajateenijat välja õpetada ja seda võimet kasutama hakata. See lukustamine on nüüd, kas ma saan õigesti aru, tähtis just sellepärast, et vastaspooled pidevalt segavad siis üksteise droone või proovivad neid enne sihtmärgile jõudmist ära hävitada. Just, et kuna see droon, mis seda lõhkekeha siis kannab, on ise nii väike ja liigub nii kiiresti, siis seda alla lasta on väga-väga-väga raske. Aga mismoodi see jammimine käib siis? Mismoodi see toimub? Kuidas seda lihtsalt selgitada? No põhimõtteliselt sina räägid ja mina räägin seal kõrval aga väga palju valjemini. Nii et see, kes kuulab, enam ei saa aru, mida sa räägid. Ja raadiosides on täpselt sama printsiip, et sa edastad seda signaali mingisugusel sagedusel ja siis sa samal sagedusel sisuliselt karjud üle. Ja siis sa võid mitmel sagedusel edastada, aga sa võid ka mitmel sagedusel üle karjuda. Ja siis sa võid hüpata sageduste vahel ja nii edasi see läheb, et ja lõpuks need lahendused muutuvad väga keerukaks ja väga kalliks, aga siuke valdav enamus on selline lihtsalt ülekarjumine. Ja see ülekarjumine tähendab siis seda, et drooni üle kaob kontroll. Just, et sa ei saa enam käsklusi, et kuidas seda drooni juhtida. Ehk et ma ei saa teda enam siis teie lahenduse puhul kaaperdada, vaid see droon võtab endale sihi sõltumata sellest, et side kadus sihtmärgi poole ja... Just. Ja kuidas teil läheb Ukrainas? Läheb edasi, et me näeme, et me oleme asju seal testinud, saanud tagasisidet, oleme juba ka seda tagasiside integreerinud, et progress mõlemalt poolelt rindejoont on väga suur, et me proovime sellega kaasas käia ja natukene ennetada, et just sellist nagu suuremat võime hüpet tekitada. Eduard,
Teie ettevõte on Ukrainas, ma saan aru, selle esimesest tunnist 2022. aastal. Tsiviildroone müüd sa keskkonnast drone.ee ehk et see valik, mida kõike sa pakud, see kõik on põhimõtteliselt lahingus ka siis mingil moel läbi proovitud, aga modifitseeritud moel. Jah, mitte päris kõik nüüd ütleme, eks on teatavad tooted, mis on nagu eelisseisus, mis on end tõestanud, mida kasutatakse, kuid tõesti neid ei kasutata, ütleme nii-öelda karbist väljas, ütleme režiimis, et kõik nad on ikkagi modifitseeritud, et tagada elementaarne ohutus, ütleme siis operaatorile ja tema ümbritsevale keskkonnale. Ja tõepoolest jah, et esimesest päevast peale, kui läks asjaks, hakkasime Ukrainat varustama, toetama ja see on meie üks suundi täna tugevalt, et Ukrainal aidata võita, kuid teistpidi tegelikult me teeme tööd ka selle nimel, et tuua seda Ukraina tarkust Baltikumi. Aga mis seal Ukrainas siis, Edward, sa enne saate alguses tegelikult natuke kirjeldasid, et on selline 3 kihti mehitamata õhusõidukeid, millist ülesannet nüüd rindel täpselt täidab? Käi see korra läbi. Just, et tegelikult suures pildis on, ütleme, 3 taset. Et kõige kõrgemal opereerivad sellised, ütleme, tiivulised lennukid, näiteks Eesti näitel võime öelda, et ala Treod, kes siis koguvad natukene strateegilisemat luureinfot, otsivad selliseid huvipakkuvaid objekte, teevad raadioluuret. Kui nad on midagi avastanud, midagi huvipakkuvat, siis see info saadetakse edasi, millele siis järgmise sammuna reageerivad, ütleme, vaatlustroonid. Need saavad Mavikud või ütleme Krightworksi näitel võib tuua, ütleme, teie drooni, kes siis valideerivad selle sihtmärgi, saadavad info üles, et jah, tõesti on tegu, ütleme siis väärtusliku sihtmärgiga ning 3. levelina tulevadki mängu need samad FPV droonid, millel on siis lõhkekeha küljes, mis suudavad siis reaalselt juba hävitada seda sihtmärki. Et suures plaanis on, ütleme, selline 3-kihiline jaotus. Te olete spetsialistid ja parandage mind, kui ma nüüd eksin. Rindepikkus on 1000 kilomeetrit, kui ma ei eksi. 1300 pluss. Just. Palju sellel 1300 pluss kilomeetril nüüd droone õhus on korraga ühel ajahetkel? See võid umbes kilomeetri peal ühe võtta, kohe kindlasti. Pigem tuhandeid, kui me paneme kokku ründedroonid ja kõik Edwardi kirjeldatud muud luuredroonid, siis me räägime tuhandetest droonidest päevas. Mõlemalt poolt. Ja ründedroone rohkemgi, et hinnanguliselt 2 miljonit ründedrooni kulub aastas praegu Ukrainas. See on selline kulunorm. Ja palju ida sellel vaenlasel on? Ei oska öelda. Palju. Kuidas see... Ka 10 ja 100 000 kindlasti ründedroone, see on põhiline kuluartikkel, ehk see kõige odavam, lihtsam Hiina komponendist tehtud ründedroon, neid kulub tuhandetes Ukrainas. Iga jumala päev? Iga jumala päev. Üks operaatormeeskond intensiivse tegevuse korral võib kasutada vabalt 50-60 drooni päevas. Jah. Üks operaatormeeskond tähendab nüüd mida? 3-4 võitlejad. Ja. Istuvad punkris. Ja kuidas siis edasi läheb? Panevad droone järjest valmis ja siis... Ükshaaval. Vahest on ka arenenumaid süsteeme Ukraina üksuste kasutuse, kus pannakse 2, 3 või ka 5 tükki valmis ja neid siis saadetakse teele järjest, aga nad lendavad ükshaaval, et üks operaator kasutab ühte drooni korraga täna. See on kõige levinum taktika neil. Ja selle mure on see, et see FPV rallidroon ise on väga odav. Süke, ütleme, 300-500 eurot tükk. Ei ütleks, et see mure on selles suhtes. Aga milles see mure on see, et nendest 10 droonist jõuab sihtmärgini võib-olla 3-4 ja et ta sihtmärgini jõuaks, sul on vaja väga palju nagu lisatööd, et veenduda, et kõik antennid töötavad, kõik raadiod töötavad. See lõhkekeha, mis sinna alla pannakse, on sisuliselt ise valmistatud lõhkekeha ja et seda turvaliselt käsitleda, sul on väga palju protsesse vaja, sul on väga palju väljaõpet vaja. Asju pead tegema väga spetsiifilisel viisil, et see oleks ohutu. Et need ei ole sellised valmis tooted, vaid need on nagu pigem prototüübid või sellised nagu, kuna kulu on hästi oluline, siis seda kompenseeritakse pigem hästi palju sellega, et sa teed käsitsi asju juurde. Ja ütleme nii, kuna kiirus on Ukrainas kõige olulisem, et kui kiiresti sa selle võime saad nagu rindejooneni, siis see täna on toiminud. Aga seal on ka väga palju, et see droon ise on lihtsalt nagu jäämäe tipp, et seal taga on operaatorid, insenerid, raadiotehnikud, koostajad, kõik, kes nagu
peavad tegema väga palju tööd, et see droon ka päriselt sellel hetkel oleks oma teovõimeline. Ehk et nüüd drooni koduleheküljelt vaatan, siin on müügil täiesti arvestatavad droonid, võtan 299 DJI Mini 4K 299 €. Lähen kohe rindele, granaat külg, ei saa minna? Ei. Jääb võimest puudu. On väga-väga konkreetsed, ütleme, margid, mida eelistatakse, mis on end tõestanud ja ütleme, nende pealt millegi muu peale minna täna ei ole mõistlik, sest et see lihtsalt maksab kellegi elu. Et samamoodi nagu Siim siin mainis, et iga nagu drooni, ütleme, sellise eduka lasu taga, eks need videod, mida me näeme, et seal taga on 2-3 luhtunud katset ja seal taga on suur meeskond insenere ja ütleme toetusüksuseid, kaasa arvatud see üks õnnetu inimene, kes peab õue minema ja droonile selle laengu alla panema ja noh, ütleme, nagu öeldud, eks, et need on ise valmistatud lõhkekehad, mis tõttu ütleme neid õnnetuid, ütleme tehnikuid saab ikka kõvasti otsa ka. Et siin nagu tulebki see vahe sisse, et kui meie NATO-s tahame sarnaseid asju kasutada, siis need peavad nagu kõvasti ohutumad ja efektiivsemad olema. Saame nüüd õigesti aru, et 10-st 3-4 jõuavad kohale. Mis see siis põhjus on? Võetakse nende samade jammeritega maha? Jammerid, siis oluline on ka see, et see kaugus, kuhu sa lendad selle lennuvahendiga, on ülioluline. Et mida kaugemale sa lendad, seda väärtuslikumat sihtmärki sa saad hävitada. Või vastupidi, seda kaugemale sa saad operaatori paigutada, et tema elu oleks nii-öelda kaitstud. Ja kuna nad lendavad sinna lõpp-piiri peale välja, siis ka näiteks selle ülesande planeerimine on väga oluline, kuidas sa maastikul lendad, millal sul, kus kohas mingi jammer asub, kas sul on vastutuul, kas sul on pärituul, et seal on nagu nii palju väikseid detaile, mida peab nii-öelda harjutama, läbi mõtlema ja tihtipeale lahingolukorras on seda kõike nagu raske teha. Ja siis kuna need maksavadki nii vähe, siis ei ole hullu, et paned järgmise teele, aga see on kõik ajakulu siis, mida sa pead seal rindel olles tegema. Aga tegelikult vaatlustroonidel on samamoodi meeletu kulu. Me teame, et ühes kuus vaatlustroone, ütleme multirootoreid, siis kulub circa 40-30 000 ringis, oleneb kuust, eks, oleneb segamisvõimekusest, aga see on täpselt samamoodi kulumaterjal, et võib-olla saab natukene kauem lennutada, aga tõenäoliselt sama droonist ilma jääd vaatlustroonist mingi nädalase operatsiooni jooksul on ülikõrge. Nendel üksustel, kes nagu vaatlustroone opereerivad, neil on kuskil 12 tükki on ühes kaevikus ööpäevas, et kui neil alla 10 see varu langeb, siis nendel on juba kriitiline olukord. Ja see on suht tavaline, et nad tegelikult kukuvad sinna mingi 4-5 peale ja siis on neil probleem ühes ööpäevas. Saame nüüd õigesti aru, et üks on jammimine, õhutõrje, lihtsalt lastakse alla, aga on ka kaaperdamine, et sa nii-öelda vaenlase drooni kaaperdad ära, paned enda kasuks tööle. Seda on vähem. Seda on väga vähe rindel. Aga seda suudetakse teha? Suudetakse teha. Seda on pigem nagu nende Shahed tüüpi droonidega, kus siis GPS-i signaali ise genereeritakse, et antakse nagu mulje, et droon asub kuskil kohas ja siis ta hakkab enda asukohta korrigeerima ja niimoodi juhitakse see näiteks Valgevene pinnale. See pole päris nagu see selles suhtes, et kui Rasmus räägib siin kaaperdamist, siis mõeldakse ikkagi raadioside protokolli muutmisest, et Shahedi nii-öelda spoofimine või siis GPS-i emuleerimine maastikul, see on natuke teine asi. Ja ega Shahedidega sellest väga mõjutatud ei ole. Et viimased Shahedid, mida me oleme nagu näinud Ukrainas, on juba visuaalse navigeerimise ja muude selliste asjadega, mis ei ole sellest nagu mõjutatud ja muidugi neil on ka igasugused ägedad antennid selle jaoks. Selline ülevõtmine ja ütleme kaaperdamine on pigem levinud tsiviilmaailmas, ütleme sellistel väga nagu kõrge kriitilisusega objektidel, näiteks tuumaelektrijaamad, mingid suured spordiüritused, me räägime siin meistrite liiga finaalist või olümpiamängudest, kus siis võib-olla sidet segada ei saa, sest sa paned, ütleme, kinni ka kõiksugused mobiilsided ja wifi'd ja muud võrgud, et paanikat ei taha tekitada. Siis sul on variant, ütleme, väga konkreetse seadmega võtta ühe konkreetse drooni, ütleme, sideprotokoll üle ja siis ta kuskile maanduma panna. Sõjas suurel skaalal seda rakendada täna ei ole võimalik. Sest Siimu Lendurai on ka välja mõelnud lahenduse, ma saan aru, nende samade segajate vältimiseks. Lihtsalt sellel hetkel lukustub sihtmärk ja... Just. Ikka julm maailm on see, kus me elame, et ühtepidi me kogu aeg arendame, et ennast kaitsta ja vaenlane kogu aeg arendab vastu ja leiutatakse nippe, kus ma saan aru, et lahinguväljal täna Ukrainas päriselt
inimesed väga ei liigugi nii nagu esimeses-teises maailmasõjas, et droonid sõdivadki. No ütleme nii, et see on tänaseks nagu tekkinud olukord, kui me ikkagi võtame sõja esimese aasta peale, siis oli suhteliselt konventsionaalne kogu see asi. Et väga tihti kiputakse ära unustama seda, mis oli, mõeldakse selle peale, mis nagu täna on ja üritatakse siis seda, mis täna on, rakendada siis ütleme järgmise sõja nii-öelda kontekstis, et mõeldaksegi, et me olemegi staatilises olukorras, kus me istume kaevikus ja vastane on teisel pool ja siis lobitakse droonidega üksteist. Tegelikkuses see alguse esimesed nii-öelda kuud on hoopis dünaamilisem ja hoopis teistsugune, et me ei saa päris nagu võtta seda, mis täna on ja tuua siis homse konflikti nii-öelda nagu konteksti seda. See nagu põhi nagu jõud, mis tegelikult sõjapidamist mõjutavad, on see, et mis asi droon on. Droon on võimalus viia punktist A punkti B midagi ülitäpselt ja üli odavalt. Ja kiiresti. Ja kiiresti. Ja see on alati parem, kui inimest seda tegema panna. Ja kõik need nii-öelda mehitamata platvormid võimaldavad tegelikult mõlemal poolel elusid päästa. Ja sellepärast on seda mõttekam kasutada, et elusid päästa. Aga siis ongi tulevikku vaadates, et täna on pigem kõik need platvormid, kas õhus, maal või merel kaugjuhitavad, et ikkagi operaator juhib. Sellist päris autonoomset lõpuni lahendusi, neid väga palju kasutuses ei ole, aga ilmselt see võib olla see järgmine samm, et kus sa isegi ei sõltu sellest nii-öelda kaugjuhtimisest, vaid et pigem, et rohkem seda nii-öelda tarkust on siis selle vahendi enda peal, et ta suudab vähemalt osaliselt ülesannet ise täita. Jah, eks me oleme arvatavasti siin mõne aasta kaugusel, ütleme sellest kohast või punktist, kus siis tuleb välja mõelda, et mis on see raamistik, mis anda, ütleme siis edasi seadmele, et ta võtaks vastu selle otsuse, et kuidas siis ütleme tapvat jõudu kasutada. No meil palju räägitakse praegu ka sellest Balti drooni müürist. No, kas see on selline juba eilne päev või? See on eilne päev. Sellepärast, et enamus jammerid täna on droonitoetates sammu võrra maas, sest nad reageerivad sellele, mis välja tuleb. Teevad uue lahendus selleks, mis täna väljas on. Seal ei ole nagu võimalik päris sellist, et ma nüüd teen midagi, mis minu jaoks nagu tööd keerulisemaks teeb. Mul on alati lihtsam muuta seda, mida jammeri toetajad nii-öelda nagu teevad. Et selles suhtes see droonimüür minu isiklikul arvamusel on ta mõnes mõttes natuke nagu, ma liiga täpselt seda kontseptsiooni ei tea, aga ütleme, kui ta võeta sellisena, et ta on nii-öelda nagu skännerite kontekstis, et me teame, et midagi tuleb, siis jah. Aga kui me mõtleme selle pidi, et me hakkame midagi nagu mõjutama, siis on ainult kineetilised nagu vahendid. Et seda mõelda nüüd, me hakkame jammima seal, siis see on võib-olla mingisuguste suvaliste asjade jaoks ainult. Et kui nagu tahta, siis ega see droonimüür väga šaheedi ei mõjuta, kui seal kineetilisi vahendid ei ole. Selles mõttes. Jah, nõus ja täiendaks nii palju, et ka see 12 miljonit eelarve on selgelt liiga vähe, et idapiire ragata. Et see kordades väiksem kui tegelik vajadus või ütleme tehnoloogiline võimekus nõuab. Aga no siis me jõuamegi, tahtsid lisada, Siim? Ja mõtlesin, et see droonimüür ei ole ainult sõjaline, et see on ka politsei piirivalveamet ja need ohud ei ole ainult šaheedid, mis tulevad üle Venemaa pinna. Et lihtsamaid ohte on ka jammeritega võimalik maha võtta. Kindlasti kallimaid droone on raskem sellega teha, aga see on selline nii-öelda kihiline õhukaitse, et ka seal tuvastamise poolel ei ole ainult radar, ei ole ainult pilt, ei ole ainult, ma ei tea, akustilised sensorid või raadiolokatsioon, vaid on need kõik kokku. Et siis see müür on tugev. Ja mõjutuse pool samamoodi, et sul ei ole mõtet, kui keegi, ma ei tea, saadab hobidrooni üle piiri ja teda on võimalik raadioga mõjutada, nii-öelda jammeriga mõjutada, siis pigem tee seda, et miks sa lased ta pihta raketti, eks. Et see on väga keeruline tegelikult see drooni kaitse ja tõrje, et see peab olema kihiline ja vastavalt siis sellele ohule. Üks legendaarne Eesti ajakirjanik oma sõpruskonnas kogub ikkagi 2 Ukraina üksusele raha, jagab kogu aeg ka informatsiooni, kuidas neil läheb. Ja me ikkagi tihti ostame seal just nimelt neid mingisuguseid personaalseid drooni takistus, mingisuguseid seadmeid. Ikkagi mingid seadmed on, mis seda liikuvat masinat ja seda inimest kaitsevad drooni eest. See on pigem sükene, ma olen osade Ukraina sõdurite ja ülematega nagu rääkinud sellest ja siis on nende jaoks on
see pigem selline nii-öelda nagu profülaktiline vahend, kui mul on olemas, ma panen sisse ja siis äkki aitab, on ju. Et mõni kannab risti, mõni kannab piiblit taskus. Ukraina sõdurite jaoks on see jammer nagu sihuke asi. Tegelikkuses sellega tekitavad endale nagu probleeme seal kohati nagu juurde, nii omadele kui siis võib-olla siis selle drooni vastu nagu. Et see vahend peaks olema nagu siin mainis, ma ütlen nagu kihiline, et sul on nagu tuvastus ja mõjutusvahendid, et sul peaks olema enne aru saama, et kuskilt midagi tuleb ja siis sa paned selle nagu sisse. Aga pigem eeldatakse, et ma panen selle sisse, nüüd on hästi, nüüd ma istun siin ja siis on kõik nagu pesad kaetud. Noh, ja tänases valguses, eks ju, et see ei ole ka, ütleme, selline hõbekuul, et noh, fiiberoptilise juhtimisega droonid ei allu segamisele. Neid suudab mõjutada ainult kineetiliselt, kas siis laseme alla või lendame mõne teise drooniga sisse. Ja neid videos on ju küll ja veel, eks ju, kus HD kvaliteediga droon opereerib kuskil 10 kilomeetrit, ütleme, operaatorist ja kuni lõpuni välja siis tabab sihtmärki. Vabandan oma absoluutset amatöörlikkust. Juhe on kuni operaatorini. Õige. Droonil on peal fiiberoptiline kaablirull, vastavalt siis seadistusele ta on kas 5, 10, 15, 20 kilomeetrit pikk. Ja selle kaablirulli paneme droonil alla ja lendame siis oma sihtmärgi poole. Me võime kasutada ükskõik mis EV vahendeid, aga nad ei kontrolli seda drooni. Minu side liigub mööda seda fiiberoptikat ja täna on Ukraina rindel puud nagu, ütleme, ämblikuvõrkudest hallid sisuliselt, sest et kõik kohad on seda fiibrit täis. Fiiberkaabel meenutab nagu tamiili põhimõtteliselt. Siin peab muidugi selle ära märkima, et selle millest nagu avalikult meedias räägita, on see, et selle fiiberoptika puhul on hästi suur probleem tootmiskvaliteet. Et ukrainlaste vennalased üritavad mõlemad seda koha peal nagu teha, et need, mis Hiinast tulevad, on võtta ühte viska teist kvaliteediga. Ehk siis sul võib olla 10 drooni 10 fiibriga, aga tegelikult sellest võib-olla 3, 4, 5 nagu lendavad, sest teistel lihtsalt läheb see fiiber katki mingil hetkel. Ta on hästi õrn. Nagu siuke jõhv või siuke õnge nöörilaadne. Nagu tamiil, jah. Ja ta läheb suhteliselt lihtsasti katki ja see võib olla tootmiskvaliteedist täiesti. Aivar, olles selle nüüd ära kuulanud, siis milleks me nüüd siis inimjõuna valmistuda üldse saame? Et ma saan aru, et sina arendad Kaitseliidus mehitamata lennusõidukite valdkonda. Kus me oleme sellega üldse? No tänasel päeval oleme selles kohas, et läbi eelmise aasta viisime läbi Kurisiil eksperimenti, mille läbi me saime taktikalisi teadmisi, kuidas Eestis opereerida siis kõigi nende ründedroonide ja nende droonidega, mida siin need 3 organisatsiooni ka pakuvad ja paljud teised veel. Ja hetke arusaam on see, et meie maastik ja meie keskkond on oluliselt erinev kui Ukrainas. Ehk Eesti ilmastik, metsad, keskkond erineb täiesti. Ja kui üks droon Ukrainas lendab näiteks 25 kilomeetrit, me võtame sama drooni eksperimendiks, siia lendab võib-olla 10 kilomeetrit ainult, kuna meil on keskkonnaolud hoopis teistsugused. Ja sellest tulenevalt me oleme ka teinud päris palju korrektsioone nagu oma plaanidesse. Ehk siis ütleme nii, et Ukrainas toimivad taktikad töötavad Eestis meie arvates umbes 2/3 juhtudel, ehk siis 70% on üle võetud, ülejäänud 30% on NATO ja Eesti eripäradest tulenevad siis muudatused. Ehk nagu Tõnis mainis, et kõik mõtlevad, et me lähme kaevikusse ja peame rindesõda, siis tegelikult meie sõda on kindlasti hoopis teissugune, et meie droonimeeskonnad liiguvad ringi nagu väiksed luurepatrullid, ilmselt teevad oma tööd kuskil metsas, võssis, mida Ukrainas on väga vähe nagu põhimõtteliselt metsa. Meie väga suur eelis on mets. Samuti mets võib ka teistpidi meie kasuks töötada, ehk et ründedroonid metsa järgi ei tule nagu põhimõtteliselt, et kui üksus varjub metsa ära, siis te kolmekesi võite väita, mina väidan, et mitte keegi neid üles ei leia metsast drooniga nagu põhimõtteliselt. See on ka see põhjus, miks me näeme nende üksikute sõdurite tagaajamist. Küsisin ühe sõbragast Ukrainas rindel, et mis selle nagu põhjus on, et miks te raiskate nende üksikute sõdurite peale. Ja siis ütlesid, et täna on 1, homme on 2, ülehomme on sul 5 tükki seal metsas ja siis nad tulevad sulle kuskilt sealt öösel. See ongi see põhjus, miks nad neid üksikust sõdurit praegu taga ajavad. Aga nad ajavad ka neid vabatud maastikul, nagu selles, et see on hoopis teistmoodi.
ja ma lisaks juurde veel igastele tehnilistele probleemidele, siis on ka need piloodid, et piloodioskus on üks millest või operaatori oskus, miks ka süsteemi ja droone kaotatakse ehk et väga palju, kuna Siim ka mainis, et on väga spetsiifilised asjad, ülipalju asju, mida peab teadma ja siis kui sa seal ühes punktis eksid, nagu sa kaotad, sa ei saa drooni lendugi võib-olla, nagu see hävib või see ei ole lennukõlbulik mingil põhjusel, paned aku valesti külge ja lihtsalt läheb kärssama sul nagu maa peal. Olen ise näinud. See ongi üks asi, mida meie Kratis nagu teistmoodi teeme, et näiteks sina reservväelasena tuled õppekogunemisele vahetult enne mobilisatsiooni ja saad meie süsteemi kätte, 2 tundi koolitust ja sul on uus relvasüsteem, mida sa saad kasutada. Sul ei ole vaja oskust piloodina sellega lennata, vaid et see on mitte liiga palju detailidesse minna, sul on variant vastast mõjutada kuni siis ütleme 10 kilomeetri kauguselt oma üksusega. Niimoodi, et sa ei pea teadma spetsiifilisi tingimusi, mis on tavalise FPV-ga, millel on näiteks pikslilukustus või mingid muud asjad nagu sees, ja mis täna nagu Ukrainas on. Vaid et see on eraldi relvasüsteem, mille sa saad 2 tunniga endale selgeks teha. Aga samas, kui me tuleme tagasi väljaõppe ja kõige selle juurde, siis me tegelikult vaatame kõiki neid võimeid, millest siin Siim, Tõnis ja Eduard on rääkinud, et kõiki neid võimeid, mida Ukrainas kasutatakse, me Eestis vaatame ja oleme ka hankinud teatud määral ja oleme ka hankimas käesoleva aasta teises pooles ja ka järgneval aastal, et oluline on olla valmis siin lähitulevikuks ja see küll võtab veits aega, aga koostöös Kaitseväega me jõuame sinna. Ma saan aru, et see on kindlasti ju punase templiga info, aga see üksuste valmisolek, kui suur see Kaitseliidus Kaitseväes on, kui hea on varustatus nende samade droonidega, mida need 3 firmat toodavad? No varustatus võib alati parem olla, et see on väga tagasihoidlik, aga valmisolek droonisõda pidada on kõige suurem hetkel Kaitseliidus. Kaitseliit üle Eesti on täis väga motiveeritud tegevliikmeid ja vabatahtlikke ja tänu sellele on antud ka Kaitseväe poolt nagu prioriteet Kaitseliidule ehk siis kogu õhus lendava droonidomeeni arengut nagu kureerib Kaitseliit ja viib eksperimente läbi, teeb taktikalisi harjutusi ja see droonide arv, mis Kaitseliidus kasutusel on väga suur tegelikult. Et see ei ole väga tagasihoidlik ja enamasti on kõik droonid, mis meil arvel on siis analoogsed, mida Ukrainas kasutatakse ja kõik need tehnoloogiad, et mis te siis teete? Me teeme seda intervjuude ajal, kui värskelt on ka avatud Nurm, siis Eesti esimene droonide väljaõppekeskus, et te nagu mängite siis testtingimustes sõda läbi? Ja õige, kõik väljaõppe Kaitseliidus ka Kaitseväes ongi tegelikult nii-öelda testtingimustes sõja läbimängimine ehk. Aga just selle, mida te Ukrainas värskelt operatiivselt kogutud info pealt siis kuulete, sest ma saan aru, et see sõda muutub ka droonisõda ju. Ja see muutub iga kuu, peaaegu tekib mingeid uusi nüansse ja lisaks sellele on veel kõik brigaadid ja üksused, kes Ukrainas droone kasutavad, et neid on üle 100 brigaadi, et neil on kõigil natuke omamoodi taktika, omamoodi kogemused, et ei tohi võtta seda, et kui üks inimene brigaadist X Ukrainas räägib ühte juttu, siis tegelikult seal on väga palju erinevaid variatsioone. Ehk siis ka see näitab, et kõigil on omamoodi kogemus või siis ka rinde erinevates lõikudes on väga erinevaid võimeid vaja, et venelasele vastu saada. Ehk et võib-olla punktis A see toimib üks süsteem, aga kõrval 30 kilomeetrit eemal rindel see ei tööta üldse, seal on hoopis teistsuguseid vahendeid vaja, kas siis side osas või mingis muus tehnilises muutujas, et see on paratamatus. Ja peab ka alati, kunagi ära unustada ka seda, et Eesti on oluliselt väiksem riik, et 10 000, 100 miljonid nagu droonid ei käi nagu väga Eesti konteksti, et meil on see füüsiline domeen on meil oluliselt väiksem Ukrainast, et me oleme mingi 13 korda väiksemad riigina vist. Tooks või selle Nurmsi kohta üks hea näite, mis eelmine nädala kogemus oli, et me oli Kaitsetööstusliidu delegatsioon Taani, kus oli siis kohaliku kaitsetööstusega kohtumine ja seal oli ka neil oma drooni testimise keskus, mis nägi väga kihvt välja. Väga kallis tundus, aga jällegi mingid tootjad seal nii-öelda arendasid oma asju. Ja kui me seal nagu suhtlesin koha peal nende ettevõtjatega ja võimearendajatega, siis kui ma rääkisin neile, et mis just peale seda oli siis selle Nurmsi keskuse avamine,
et nad seal rääkisid, et noh, sa saad tulla siia testima ja sulle tehakse, teed avalduse, saad õhuruumi kasutada ja meil on siin nii ja naa. Et noh, näiteks, et 6 aja pärast saad tulla testima vabalt, et ei ole mingit probleemi. Siis kui ma mõtlen selle peale, et noh, ütleme, mida lähemal sa vaenlasele oled, seda suurem on see kiire loomulisus ja seda rohkem inimesed tahavad, et see võimearendus õnnestuks. See ei ole ainult, et ettevõtjad tahavad või ainult kaitseliitlased tahavad või kaitseministeerium tahab. Kõik tahavad ja minust on täiesti noh, siin me võrdleme ennast Ukrainaga, eks ju. Ukraina on väga tubli tööd teinud. Aga kui vaadata seda, et kui kiiresti me oleme enda võimet suutnud arendada ja kui noh, et kui, ma ei tea, Tõnisel on soov minna testima oma asju või Eduardil, et need asjad kõik juhtuvad ja need juhtuvad palju kiiremini, kui need juhtuvad nagu Lääne-Euroopas, kus võib-olla mõnes riigis ei olegi võimalik testida ametlikult neid asju. Et siis tegelikult me oleme, ütleme nii, alati nagu vaatame, proovime järele jõuda, aga tegelikult meil on ka väga strateegiliselt head võimed siia just võimearenduseks loodud juba. Ma tahaks seda mulli lõhkuda. Aga palun. See ei ole niimoodi tegelikult praegu. Me oleme eeskätt Ukrainasse nagu testime, kui me tahame kiiresti teha midagi. Eestis mingi GPS-i segamine või jammimine või spoofimine on ilmvõimatu. Aastas 2 korda saab seda teha. Sest et selleks on meil sideamet, kes järgib seadust. Otse loomulikult see on arusaadav, sellepärast et me oleme rahuajal. Me peame lähtuma sellest, mis on rahuaja reeglid, mida seadus meil lubab teha, aga siin võiks teha nagu mingis mõttes nagu kas seaduse muudatusi või lõdvendusi teatud ettevõtetele, kes annavad teada, et kuule, et tahaks seda teha, ma teen oma sidetestid ära sellel alal, selles tunnis, mitte niimoodi nagu praegu ma esitan selle avalduse, ootan, kuni see avaldus 6 aega menetletakse ja siis saan võib-olla kuskil testida 2 kuu pärast. Mul on lihtsam sõita 2 päeva Ukrainasse, teha oma testid ära ja tulla tagasi ja on kokkuvõttes kiirem. No. Täiendan natuke nagu tohib. Meil on üks huvitav, ütleme, geograafiline eripära ka, eks ju, et tänu meie naabrile on ju Ida-Eestis nagu päris arvestatav, ütleme, GPS-i segamine ka käimas regulaarselt, et ütleme, et noh, ühed head koostööpartnerid Jõhvis, kes droonikooli veavad, eks ju, et nemad võtsidki selle asukoha lihtsalt sellepärast, et venelased jammivad ka, ütleme, üle Eesti piiri ja sul on, ütleme, selline GPS-i vaba keskkond on nagu justkui... No jah, seda küll, see ei ole kontrollitud. Absoluutselt, ma ei ütlegi, et see asendaks kuidagi nagu, ütleme, seda muret, millega meie ka oleme silmitsi täpselt samamoodi. Me toome segajaid maale, ma tahan neid testida. Täna mul on, ütleme, väga kitsad, ütleme, sellised võimalused, kus seda teha. Eelkõige siis, ütleme, toetame Kaitseväe ja Kaitseliidu, ütleme, õppustele, kus me siis saame, ütleme, neid asju läbi viia. Aga noh, mure on suurem. Mure on isegi, ütleme, seal, kus meil on kriitiline infra, sadamad, eks ju, ja kõiksugu muud sellised huvipakkuvad objektid, kes võiksid ise ka omada tõrjevõimekust, mingit elementaarset tõrjevõimet, siis täna nad seda teha ei tohi, eks ju. Et kui Elering tahab midagi segada, ütleme, enda alajaamade kohal, siis täna neil nagu juriidiliselt seda võimalust ei ole. No aga Elering on lubanud, et ta oma elutähtsate objektide juurde selle droonitõkke just kui ehitab. Absoluutselt. Et see tuleb talle. Ja see tuleb. No te avate tegelikult ühte sellist peatükki, mille puhul ma skeptikuna mängides teile siin vastu skeptikut pean küsima, et aga mis te üldse pingutate, et Ukrainas on väidetavalt 2000 erinevat tehast, kes toodavad droone eile omandatud kogemuste pinnalt, arendades kohe sealsamas seda tarkvara ja kõike nii edasi. Et mis see meie üldse see võimekus on, mida me veel Ukrainasse saame viia, mida nad ise ei suuda arendada? Ma arvan, et see on väga hea point ja inimesed isegi võib-olla natuke alahindavad, et kui palju Ukraina on suutnud oma nii-öelda tööstuslikku baasi arendada ja mitte ainult tegelikult tootmist, vaid ka tootearendust. Et noh, meie strateegia väga selgelt on, et me ei taha nagu konkureerida sellega, mida Ukrainas tehakse väga hästi. Et meil on ju kõigil üks eesmärk kaitsta ennast selle agressori eest. Pigem me vaatame seda, et mida meie saame teha, et neid toetada, neid tootjaid näiteks. Et ei ole mõtet hakata tegema seda odavat FPV drooni, sest et me ei suuda seda, noh, seal ei ole nagu pointi. Aga pigem just vaadata ongi tulevikku, et need süsteemid ei ole nagu ilmtingivata konkureerivad need, mis seal täna on, vaid et kuidas nagu koos saada rohkem väärtust lisada. Ja tegelikult, kui seal sõjapidamine peaks lõppema, siis see sama tööstuslik baas ju saab ka toota NATO-le.
ehk et Ukraina Made in Ukraine on tulevikudroonide selline kiri. Ukraina on Euroopa kaitsetööstuse järgmine powerhouse, ma arvan küll. Kuskil mujal nagu ütleme sellises mahus ja ütleme sellistes oludes ei toodeta, et sellepärast on ka meie ütleme Meriteeni üks missioone tuua seda Ukraina tarkust siia Eestisse, et Baltikumi suures pildis, et nagu kaitseminister ütles, eks ju, et see Ukraina süsteem, see tuleb nagu tuua, see loogika, see metoodika tuleb tuua Eestisse üle ja ära kasutada nii palju kui vähegi võimalik meie raamistikus ja täide viia, et jah, pigem nagu me näen, et ütleme hakkab tulema Ukrainast väga arvestatavaid kaitsetööstusettevõtteid, kes siis hakkavad tulevikus ka NATO-le pakkuma. Jah, seal on, tõsi on, et seal on ettevõtteid, kes teevad iga 27 sekundi tagant ühe FPV drooni välja. Ja kiiremini. Või isegi kiiremini. Meie külastasime ühte tehast, kes oli 12 tundi enne meie visiiti saanud raketi sisse ja öösel ja neil olid hommikuks olid katkistel akendel lauad või vineerid ette löödud, tootmine käis nagu mitte midagi ei oleks juhtunud. Aga küll on aga see, et me peame nagu aru saama sellest, et Ukraina teeb seda praegu sellepärast, et nad on selles olukorras, kus nad nagu on. Et seal on mõned ettevõtted, kes küll vaatavad nii-öelda nagu NATO poole, küll aga nad põrkuvad seal päris paljude asjadega, millega nad ei ole arvestanud. Ukrainas täna drooni lendamine on sisuliselt siga Wild West, et sa lähed Kiievi lähedal on platsi peale, teeb lennu ära, kedagi huvita, on ju. Ja siis, kui me seletame neile, et kuule, meil on vaja need ja need asjad teha, siis nad ei saa aru sellest, on ju. Et ma olen ühe endise kõrge riigiametnikuga rääkinud sellest, et kuidas me ei saa näiteks sõja ajal siin toota, ta teeb suured silmad pähe, ütleb, mis mõttes. Siis ma ütlen, et aga vaata geograafiat, on ju, et sina oled Rumeenia ja Poolaga nii-öelda maapiiris, meil ei ole mitte midagi. Meil on tühi meri teisel pool ainult, et kui sealt midagi sisse tuleb, siis on tore, on ju. Et seal on see strateegiline nii-öelda nagu otsus, kuidas meie asju teeme võrreldes sellega, mida nemad nii-öelda nagu teevad teistmoodi. Aga ütleme niimoodi, et jah, täna on Ukrainas väga palju ettevõtted, kes teevad kõik armee jaoks asja, küll aga paljud nendest ei ole mitte ettevõtted, vaid nad on arendusüksused erinevate pataljonide, brigaadide ja mingite kompaniide nii-öelda jaoks, et seal ei ole nii-öelda nagu ärilist nagu väljavaadet peale nende FPV-de või mingite droonide nagu tegemisega, sest et enamus nendest, mis seal nagu tehakse, mingisugused pommitusdroonid või asjad, need nagu ei sobitu NATO konteksti, et kui muudetakse ära see doktriini tasandil see, kuidas NATO sõdib ja kuidas ta vastasega nii-öelda kontakti astub, et siis jah, olen nõus sellega, et need asjad võivad sealt nagu üle kanduda siia, aga senikaua pigem ei ole, et seal on võib-olla ainult vaatuslennukid, mis täna nagu sellisesse konteksti sobituks, aga need ründevahendid ükski lääneriik ei osta praegu FPV-sid endale lattu, sellepärast nad saavad aru, et see on igane nii-öelda tehnoloogia aasta pärast juba, sest et seal ei ole mõtet. Neil ei ole võimekust koolitada inimesi, sellepärast et lääne inimene on, kui öelda, mugavaks muutunud ja ta ei taha minna aega teenima kuhugi. Et Bundeswehril on probleem inimeste nii-öelda juurde leidmisega, enamustes lääneriikides on sama probleem. Ja siis hakata mõtlema selle peale, et ma teen nüüd veel eraldi drooniüksuseid sinna juurde mingite FPV-de peale, siis see on nagu far stretch. Pigem võetakse sellised kõrgema nii-öelda taseme vahendid, milleks on erialaüksused, mis on hästi kallid süsteemid, nagu me siin Helsing AI-st oleme kuulnud või Andoril USA-st või siis Iisraelist või mingisugused suuremad süsteemid, et linnuke kirja saada, et nüüd on olemas, aga nad ei vaata sellist odavamate asjade pool, nagu Ukrainas on täna. Puhtalt selle doktriini tõttu, kuidas on NATO nii-öelda sõjaplaanid tehtud. Aivar, seda kuulates, mis see tegelik siis seis on, et kas Eesti kaitsevägi täna oma doktriinis tajub, et droonid on tulnud selleks, et jääda? Ja see on läbivalt kõigil tasanditel mulle selge, et kõik tajuvad seda, et ehk siis droonid õhus põhiliselt on tulnud, et jääda. Ei tasu unustada ära ka, et droonid on maal ja vee peal nagu olemas, et droon ise on nagu tegelikult laiem mõiste tänasel päeval, et droon võib olla siis 3 erinevas domeenis vähemalt. Sest õhk on kõige lihtsam domeen, mida vallutada ja selleks on neid palju. Ja üleüldiselt siis me siiski töötame selles suunas, et võtta üle Ukraina õpikogemusi, tuvastusi ja Eesti on, ma arvan, NATOs üks väheseid, kes kasutab ka Ukrainas kasutusel olevaid droone ehk siis õhudroone. Et ükski teine NATO riik ei ole nii kaugele läinud kui Eesti. Kõige lähemal oleme Läti ja Leeduga, kes on ka analoogseid asju kasutamas ja ka Poola teatud mahus kasutab Ukrainas saadud õpikogemusi, aga sealt edasi lääne poole mitte eriti, et
samas omades isiklikke kontakte mitmete erinevate NATO riikide drooniüksustega, siis peaks ütlema, et ka Soome vaatab väga jõuliselt Ukraina kogemuste poole, on palju FPV-sse nüüd panustanud, ehk siis nendesse ründedroonidesse hakanud panustama. Samuti Briti armee teeb seda väga jõudsalt, olen ise käinud seal ja nad on siin meil külas käinud, et ka britid tegelevad väga jõudsalt rallidrooni pilootide koolitamisega nii jalaväe kui muudes üksustes, et nad teevad seda läbi drooniralli militaarspordi, et neil on ka seal juba sadu ja sadu piloote, kes oskavad neid ründedroone kasutada ja nad mõtlevad väga tõsiselt selle juurutamise peale, et ma tegelikult Tõnisele sekundeeriks vastu, et aasta aja pärast see tehnoloogia ei ole kadunud, et ka kõige need lihtsamad ja odavamad droonid jäävad, et neid toodetakse ja neid kasutatakse. Pigem on see, et kui drooniüksus läheb oma ülesannet täitma, tal on erinevad tööriistad tööriistakastis, ehk siis tal on lendurai tüüpi nutikamad droonid, tal on Kratworksi moodi väga arenenud relvaplatvorm võib-olla ja samuti on ka Meriteini poolt pakutavad multirootor luuredroonid kasutada, mida on siis modifitseeritud hukukindlamaks ehk ei ole karbitoode. Et need kõik kokku moodustavad selle võime, mida me praegu ehitame, nagu selles me paneme veel juurde erinevaid muid võimeid nagu pommitusdroonid ja muud mehitamata lahingõhusõidukid näiteks. Et üks nagu järgmine tahk, mis ilmselt hakkab nagu aina enam avanema, on ka logistika, eks ju. Õige. Et viia kohale moona, akusid, vett, medikali. Mida seal ka juba mingil määral on juba ka tehtud? Seda kasutatakse väga palju ja selleks on maismaa ja suuremad õhudroonid. Näiteks kui see tamm õhku lasti siin aastake tagasi vist Ukrainas ja olid tohutud üleujutused, siis kasutati neid samu pommitajadroone, et kohale viia mobiiltelefone, veepudeleid, esmaabipakke, toitu, kõike, et inimesi aidata, kes olid seal oma majade katustel vangis. Me oleme korraga rääkinud sellest, et üks operaator istub päeval maha 50-60 drooni, 10% jõuab sihtmärgini, nii edasi, nii edasi. 30. Aga kas seda veel ei ole, mida me oleme võib-olla kuskil olümpiamängude avatseremoonial näinud, kuidas sääsed tõusevad õhku ja moodustavad taevas mingisuguseid kujundeid, drooniparved? Kas drooniparved veel sõjapidamisvahendina töötavad, ei tööta? Seal on nagu need valgusshowd on väga efektsed ja nad jätavadki väga suure mulje, et kuidas see on ju tehnoloogiliselt tundub väga fantastiline, et kuidas niisugune koordinatsioon õhus saab nagu tekkida, eks. Aga ma arvan, et sellest olulisem on, et mis on see sõjaline võime, et see, et sul on lahe valgusshow õhus, see iseenesest ei ole võime ja seda valgusshow parve sa ei saada 30 kilomeetri kaugusele, vaid need on väga spetsiifiliselt nagu välja töötatud lahendust just selleks showks. Aga kindlasti ma arvan, et nagu Aivar võib siin täiendada, aga mis on oluline, on see, et üks operaatori meeskond ei ole seotud ainult ühe drooniga, vaid et võib-olla vaheetapp sinnani, et 10 drooni iseseisvalt lendavad, on see, et võib-olla äkki üks operaator saab 10 drooni korraga juhtida ja nad õhus natuke koordineerivad ja siis ta võib vahetada nende droonide vahel, et kelle peale ta lukustab ja kuidas ta edasi läheb. Või on, et kui sa saad ühe drooni missiooni ette programmeerida, siis sa võid ka 10 drooni missiooni ette programmeerida ja ise valida, mis ajal sa need nagu käivitad. Et ma arvan, et seal on niisuguseid väga palju nagu lähedasemaid eesmärke, mis sõjaliselt annavad palju rohkem võimet juurde. Aga Aivaril on... Ja selles suhtes, et Ukraina polügoonidel on katsetatud väga palju erinevaid parvlemislahendusi, aga see, mida Siim kirjeldas, on see kõige lähem, milleni me jõuame, et ka me siin Eestis oleme läbi viinud mõned eksperimendid juba siin 5-6 drooniga, mis lendavad eelprogrammeeritud režiimis ja otseselt ei vaja ei seda satelliitnavigatsiooni ega muid asju, vaid teevad seda ülesannet, mis neile on sisse operaatori poolt siis sisestatud. Ja operaator jälgib ainult seda, et mida see droon teeb ja kuhu ta siis jõuab ja kui siit ära kaob, siis see droon teeb ikkagi seda, millele on see operaator käsu andnud, nagu ehk siis human on the loop on siiski olemas, et operaator seadistab ja ütleb, et vajutab nuppu, et mine tee nüüd see ülesanne ära.
kindlasti on kuskil ka mehed, kes nuputavad, kuidas vajutada teist nuppu, et keegi kuskile ei saaks õhku tõusta. Ehk et kui me räägime 50 aasta perspektiivis, kas me oleme öelnud, et droon on tulnud selleks siit jääda, iga kuu midagi muutub selles arenduses, sest vaenlane suudab midagi välja peilida, luua midagi uut, meie loome midagi uut. Kus me oleme 50 aasta pärast oma droonidega? Ma arvan, et seal on nagu hästi paljud inimesed kuidagi tajuvad seda droonitõrjet selliselt, et sul on droon lendab sinu poole ja mis sa sellel hetkel teed. Et kas sa tulistad selle pihta või on mingi muu lahendus või nii edasi. Aga ma arvan, et see nagu kaitse selle vastu, et kui sa juba selles olukorras oled, siis on juba midagi nii valesti läinud kuskil mujal. Et samamoodi, et kui suurtüki kahurist juba mürsk välja lendab, ja sa sellel hetkel hakkad reageerima, siis on nagu vähe mõjutusvõimalusi. Et pigem on seda nii-öelda võimet hakata üha kaugemat ja kaugemat juba ära nullima. Ja see ei ole mingi üks võluvits, ma arvan, vaid et väga paljude eri vägede ja eri süsteemide koostööl. Ma isiklikult arvan, et 50 aasta pärast areneb just see back-end ehk siis tarkvaraline koostöötamine, olukorrateadlikkuse rakendused, tarkvara, et see on palju olulisem pool, mis peab arenema kui riistvara. Ehk hetkel on ka Ukrainas enamus probleeme tihti sellest, et puudub koordinatsioon või liiga vähene koordinatsioon on, et siin mitmed olukorrad, mida mehed on kõrval kirjeldanud, tekivad pigem sellest, et Jüri ei tea, mida Mari teeb. Ehk Jüri lükkab oma jammeri sisse, aga Mari tahab lennata ja nad ei saa seda teha, aga mida paremini üksused koordineerivad, seda parem see on, et väga oluline rõhk on sellele, et tarkvara ehk siis just see otsustusprotsessi kiirus ehk siis voodtsükkel või oodaluup, nagu seda militaarmaailmas kirjeldatakse, mida kiiremini me selle teeme, ehk mida kiiremini me näiteks jõuame otsusele, kuidas me selle vastase drooni hävitame. Kui see toimub 5 aasta pärast 2 sekundiga, siis me oleme täiega võidus ja meil on kõik eeldused olemas, et Eesti jõuaks sinna nagu põhimõtteliselt ja ka mõned teised riigid, kes sellega kõik tegelevad, et see on puhas tarkvaraline probleem, mida lahendada ja ka side ja kommunikatsioon loomulikult, et kuidas see info viia kohale. Aivar, see peab ju täna juba toimima, sest ei jõua droonid ei Ukraina presidendi lossini ega ei jõua ka Kremlini, et lastakse üles naftaterminale ja nii edasi, aga kuskile nad ikkagi ei pääse üldse. Ja Ukrainas see toimib väga edukalt, seal on teatud rakendused, mida on juba 10+ aastat arendatud, mis siis kõike seda asja koordineerivad ja Ukraina on väga eesrindlik selles, aga siiski ka neil on juhtub õnnetusi ja puudujääke ja inimlikke eksitusi ja selle tõttu ühe inimliku eksituse tõttu tean ise olukorda, kus peaaegu 100 inimest sõdurid said surma, sellepärast et FPV droonid lihtsalt lendasid kogu sellest kompaniist üle lihtsalt läbi. Ja neil puudus siis see elektroonilise võitluse kaitse kogemata nagu põhimõtteliselt, ehk keegi suunas mingid suured seadmed hoopis teise kohta. Üks moment, kui me tulevikust räägime, on ka tooraine kindlus, et Ragnar Selsi põlevkivituhkade väärindamise projekti juht Alar Saluste kirjutasin hiljuti artikli, et Euroopas ei ole magneesiumi. Magneesium on kaitsetööstuse üks põhilisemad toorained ka nendes samadest droonitööstustes. Euroopa sõltub Hiinast, kus tuleb 99% kogu magneesiumist, mida Euroopas autotööstuses kasutatakse. Euroopa on 2021. aastal juba olnud magneesiumi kriisis, kui Hiina tõmbas oma tonni hinna lakke ja magneesiumit jagus autotööstustel 3 kuuks. Hiina otsustab ka selle, et te kõik saate valmistada oma droone, nagu ma saan aru, et Hiina on see, kes tarnib nii-öelda vahendeid nii Venemaa poolele kui ka Ukraina poolele. Juba keeruline seis, et me võime siin rääkida 50 aastast, aga ühes riigis otsustatakse kogu sõjakäik, sest nende käes on toorained ja materjalid. No päeva lõpus on nii, et isegi kõige eesrindlikumad Euroopa ja väljaspool Hiinat tootvad tehased kasutab mingisugust komponenti ikka lõpuks mingit kas või magneesiumi või mingit muud kemikaali või mingit olulist osa, magneteid näiteks või midagi, mille turuvalitseja on Hiina. No, tegelikult see tendents on hakanud muutuma viimase poole aasta jooksul, kuna
Krati üks põhieesmärkidest on omada seda vertikaali, kus meie tooted on. Ehk siis selle aasta lõpuks on 98% kõik Euroopa komponendid, välja arvatud siis hetkel mootorimagnetid on ainuksed asjad, mis veel sealt tulevad. Küll aga nüüd varsti saame ühest sõbralikust riigist Euroopast toodetud ja isegi vist Eestist tulevate magnetitega mootorid endale näiteks. Ehk et äratuskellad on mõjunud, seesama, millest ka Alar Saluste räägib, et me peame nagu mõistma, et seesama põlevkivituhkade mägede kuhi sisaldab ju magneesiumi, mis tuleb nüüd ära väärindada. Jah, mul on väga hea meel kuulda seda, et Eestis tuleb Kiibi kompetentsikeskus, mis tähendab seda, et mulle kui tootjale tekib võimekus oma tarnekindlust järgmise 3-4 aasta jooksul veel rohkem nii-öelda nagu kindlustada. Sest et kui meil on võimekus Eestis teha prototüübi tasemel kiipe, siis ma saan minna selle alusel Euroopa ettevõtetesse, kes siis tegelevad nende nii-öelda erilahenduste kiibi tootmistega. Ehk siis selle kiibi keskuse kaudu, mis Eestisse tekiks, oleks mul võimalus prototüüpida ja selle võrra oma kulusid nii-öelda kokku hoida, et seal teha siis vastavalt seda, mida ma nagu tahan. Aga see on nii-öelda aastatepikkune protsess ja see õpikõverad tulevadki meil praegu Ukrainast, et mida täpselt vaja on ja kuidas me seda tegema peaksime. Ma teiselt poolt tooks välja ka riigiasutus Metrosert on jõuliselt saanud rahastust, et luua ka droonivaldkonna laboratoorne rakendusuuringute kompetentsikeskus lisaks, kellega hakkab ka Kaitseliidu droonikeskus Nurm siis kindlasti koostööd tegema ja kogu kaitsevaldkond, et nad on ehitamas siia väga unikaalseid laboritingimusi, mis on siis kõige eesrindlikumad, ma arvan, Skandinaavias ja ka suht Euroopas esirinnas, et see, millega ka nemad tegelevad, kindlasti toetab kaitsetööstussektorit, et seal saavad kõik ettevõtted lähitulevikus, ma arvan, järgmise aasta lõpuks käia testimas mis tahes oma lahendusi. Ka neid igasuguseid sidesegamist, jammereid ja kõiki asju laboratoorsetes tingimustes, mis on ka üks võimalus nagu oma tehnikat valideerida. No näha on, et asjad nagu siis ikkagi liiguvad, äratuskellad nagu mõjuvad. Nüüd ise küsimus on inimestes, et ma mäletan, kui me Tõnis sinuga ühel poolkinnisel üritusel kohtusime ja rääkisime samamoodi sellest, mis siis ikkagi maailmas ja Ukrainas toimub, siis sa tõstsid esile ühe dimensiooni, mis on probleem. Meil võib olla väga kõvasti IT-mehi, aga just nimelt seda arendajat, kes päriselt suudaks sellest tavalisest droonist teha selle, milleks ta päriselt vajalik on, et see on see probleem. Ehk et sellised sinusugused insenerid peaksid Boltist ära tulema nii nagu sina, kes sa Boltis elasid peaaegu, et magusat elu ja oleks võinudki üldse mitte sõja peale mõelda, võtsid ühel hetkel kätte, vaadates seda kõik, mis Ukrainas toimub ja said aru, et tegelikult iga mees võiks mõelda selle peale, kuidas panustada. Ja sina otsustasid keerata oma elus sellele magusale elule teise lehekülje ja avasid oma kaitsetööst sidu. Sellised arendajaid, sinusugused arendajaid, teisugused arendajaid, ma saan aru, on vaja. Nendest on puudus. Kõige parem arendaja on see, kes nooruspõlves on võib-olla PlayStationeid häkkinud või mingisuguseid selliseid huvitanud, et mis asjade sees on. Et meil on tegelikult insenere tuleb ülikoolidest ja kolib siia, aga sellest enam on meil vaja selliseid nagu häkkereid, et sellist häkkeri mentaliteeti, et näed, me ei tee asju nii, nagu kogu aeg on tehtud, vaid võtame asjad lahti, ühendame need nii kokku, kuidas neid ennem ühendatud ei ole ja mõtleme nagu karvist välja. Et seda kultuuri tuleb tagasi tuua, et meil on liiga palju läinud, mul on selline tunne sellist nagu protokolli järgset toimetamist. Ma tooks juurde veel ühe asja, mis ma tahtsin ennem öelda. Teema on väga õige, et tänasel päeval nii Kaitsevägi kui Kaitseliit on võtnud ka selle suuna, et meil tulevad tehnilise toe inseneriüksused ehk sellega tegeletakse Kaitseväes ja eriti just Kaitseliidus, et meil on igas maakaitseringkonnas olemas juba pädevate inimeste grupid, kes siis tegelevad kõige sellega, mida Siim kirjeldas, ehk siis me pannakse kokku asju, remonditakse, parandatakse seda kaheti kasutatavat tehnoloogiat, neid droone asju, et kui me käime õppusel, me tuleme tagasi, meil on 5 katkist drooni, siis see seltskond hetkel paneb sellest ühe uue meile kokku ja tekitab ka varuosi nagu põhimõtteliselt, ehk siis ka Tõnis mainis, et igal pataljonil brigaadil Ukrainas on oma insenertehniline üksus, et sellest õpikohast me oleme jõudnud selleni, et meil päriselt on tekkimas need üksused.
Kaitseliit arendab seda ja Kaitsevägi tuleb ka päris kiiresti järgi hetkel sellega. Ma lisaks ka omalt poolt siia juurde, et me nagu värbamistes me näeme seda samamoodi, et meil tulevad inimesed teistest fintechi või mingisugustest muudest sükestest toredatest startupidest, kes meil siin kõik Eesti edulood on, aga tegelikkuses nende inseneride või tarkvaraarendajate tehniline tase on alla igasugust arvestust. Nad on küll väga head selles äpimajanduses, mida nad teinud on, tegelikkuses nagu mulle on need sisuliselt nagu natuke nii-öelda nagu, ma pean koolitama pool aastat neid ümber selleks, et nad nagu spetsiifiliselt oleks kasulikud töötajad nagu minu jaoks. Nii et võiks väikse üleskutse teha, et kui see on vaatajate hulgas nagu insenere, kes nagu arvavad, et nad suudavad mulle vastupidist tõestada, siis me anname neile oma prooviülesanne kätte ja vaatame, kes seda nagu ära suudab lahendada. Ma tooks kiirelt nagu sellise tsiviilmõõtme ka, et lisaks ütleme arendusele meil on ikkagi vaja ka inimesi, keda nagu päriselt see valdkond huvitab. Taavi Kotka on teinud väga head tööd, ütleme, noorte tütarlastega, keda ta on siis koolitanud, ütleme, vedanud projekte, et nad õpiksid, ütleme, FPV droone koostama, lennutama, et samamoodi, ütleme, on meie see mehitamata lennunduse võidusõidukoondis, eks ju, kes siis võidusõidudroonidega käivad, ütleme, MM-idel saavad nagu väga häid tulemusi. Kõiksugu selline nagu hobitegevus, koolide huviringid. Vene Föderatsioon suunab circa 1 miljardi aastas koolidesse droonidesse lihtsalt, et inimesed ja õpilased õpiksid. Et meil on vaja seda kultuuri ja ütleme seda ülesehitust kui süsteemina hakata võimalikult maast madalast kasvatama, siis meil tekivad ka need inimesed, kes on varem droone lahti kiskunud, kes on PlayStationid lahti kiskunud, et vaadata, mis seal sees on ja niimoodi saame meie endale ka nagu adekvaatseid arendajaid, sest see mure on tõesti nagu väga reaalne, et meid ei ole nagu piisavalt, kes on lapsepõlves mõelnud, et huvitav, mis seal nagu kohvikannuses on, et võtaks ta korra lahti ja paneks kokku tagasi. Tänasel päeval ma nüüd võtaks jätkaks Vainu Eduardi mõtet, et Kaitseliit on võtnud ka seda noortega tegelemist nagu juhtida, et küberkaitseüksus, noored kotkad, kodutütred, me oleme päris palju ressurssi panustanud nagu sellesse, et me Kaitseliidu siseselt noored hakkaksid arenema drooni valdkonnas. Pluss on tekkinud ka töögrupp siis hobiklubide, modelismiklubidega, gümnaasiumite riigikaitseõpetusega, mida ka Kaitseliit veab riigikaitseõpet, koolidega laiemalt, kutsekoolidega, et see on nagu päris lai pilt käib küberkaitseüksuses minu staabist hetkel läbi, nagu et ja see on väga oluline, et ka Nurmsi keskuse avamisel kaitseminister tõi välja selle, et Kaitseministeerium tahab näha, et oleks droonid kõigis koolides järgmine aasta suure tõenäosusega olemas, et selle sama FPV ralli ja selle kogu selle võtan lahti, panen kokku asjaga, nagu et me tegeleme sellega päris laialdaselt ja ma loodan, et siin tulemusi hakkab järgmine aasta tulema ja Taavi Kotka on samuti ka meil töögrupis olemas, et Ühesõnaga, kui keegi seda saadet vaatab ja praegu siia lõpuni on jõudnud, põnevat juttu on jätkunud enam kui tunniks, siis võimalus ise panustada on. Jah. Ühel, teisel, kolmandal moel. Aga üks, mis selge, võiks kas või alustada sellest, et võtaks niisama drooni kätte, üritaks arvestada, kuidas see käib, et mõista, milline on see järgmine samm ja kuhu edasi. Siit stuudiost me tõmbame otsad küll kohe kokku, aga me lõpetuseks näitame ühe varem salvestatud video, mille sisu on siis see, et kuskil siin samas Eestis arendatakse ikkagi ka päriselt neid lahendusi, millega droone maha võtta, vaenlase droone maha võtta ja vaadake see intervjuu kindlasti ära, see on TalTechi SAR tehisintellekti uurimisrühma juhi Mairo Leieriga. Siit stuudiost ütlen suur tänu Tõnis Voitkale, Kratworksist, Siim Maivelile Lenduraist, Eduard Vainule Meriden Grupist ja Aivar Haniotile Kaitseliidu mehitamata õhusõidukite valdkonna eestvedajale. Veel kord, džentelmenid, suur tänu, oli väga põnev saade. Mina olen Rasmus Kage, tänan teid ja kohtume juba varsti järgmises saates. Võib kõlada veidi üllatavalt, aga ülikoolid pingutavad samuti täna iga päev selle nimel, et kaitsta Euroopa ja Eesti vabadust ja meil ongi nüüd võimalus natukene rohkem avada TalTechi pingutusi kaitsetööstuse arendamise nimel. Meil on külas TalTechi SAR tehisintellekti uurimisrühma juht Mairo Leier. Tervist! Tere! SAR tehisintellekti uurimisrühm. Väga põnev. Millega tegeleb? Jaa, me tegeleme enamasti selliste väikeste arvutitega, mida on võimalik siis panna näiteks droonide peale
kuhugi seadmetesse, mis ei vaja sellist suurt arvutusvõimsust ja samas nad on võimelised efektiivselt tegema need ülesanded ära, mis neile antakse. Nendega saab liidestada erinevaid sensoreid, ühesõnaga erinevaid otsustusmehhanisme, masinaõppemudeleid saab sinna sisse panna ja nendega saab siis nii-öelda teha peaaegu samad tööd nagu suuremate arvutitega, aga oluliselt efektiivsemalt ja energiasäästlikumalt. Võtsite lihtsalt ette või oli ikkagi sõda see, mis sellele kõigele aluse pani? Selle nii-öelda labori ma tegelikult juba moodustasin 2016 aasta ja kui algselt tegelesime pigem IoT lahendustega, siis ma nägin, et mingi hetk, et masinaõppe lahendused tulevad järjest rohkem SART-süsteemisse sisse ja arvutusvõimsus kasvab ja nendel on rohkem võimekust. Ja siis kusagil paar aastat tagasi meil tekkisid kontaktid Ukraina poole peal, mis siis viis erinevate projektideni nendega. Ja tegelikult jah, sealt saigi tegelikult esimest korda alguse see, et me hakkasime konsulteerima Ukraina Kiievis Tehnikaülikooli inimesi, mida nende väikeste SART-süsteemidega teha, kuidas neid rakendada paremini ja sealt see koostöö alguse saigi. Kas see koostöö on viinud TalTechi teadmised ka rindele? Kindlasti mingil määral, sest me konsulteerime, näiteks meil on koostöös NATO projekt, kus me konsulteerime neid ja me aitame neil teatud nii-öelda probleeme lahendada efektiivsemalt, kui neil omal nii-öelda kogemus selles osas olemas on. Ja nende optimeerimiste nii-öelda tulemused, nemad rakendavad siis oma nendes droonides näiteks ja testivad siis rindel. Mis see teie tarkus nüüd hästi lihtsustatult, et kõik vaatajad Viimsist Võhmani mõistaks, mis see tarkus on siis, mis see drooniga teeb, mis teeb temast efektiivse relva? No enamasti need droonid on tegelikult siiamaani olnud üsna rumalad droonid, et nad lendavad, paremal juhul nad võib-olla tuvastavad midagi ja siis näiteks lendavad selle sihtmärgi poole. Aga mida meie teeme, on siis me lisame droonidele nagu intelligentsust, mis näiteks suudab tuvastada keerulistes tingimustes, kus on näiteks udu, suits. Me kombineerime erinevaid selliseid kaameratüüpe, tavalisi kaameraid, infrapunakaameraid, erinevaid sensorid paneme kokku, et parandada objektide tuvastust väga keerulistes tingimustes. Ja teine asi, mida me teeme, on me püüame neid droone navigeerida ilma GPS-ita nii-öelda ja mille tõttu, nagu me kõik teame, tihti on taevas meil GPS-i häired, droonid kaovad ära, lendavad valesse kohta ja me testime erinevaid algoritme, kuidas siis droon on võimeline lendama oma sihtkohta ilma GPS-i abita. Kasutades selleks siis kaameraid, inertsiaalsensorid ja nii-öelda kombineerides need erinevate keeruliste algoritmidega, ta peaks oma missiooni nii-öelda ära suutma täita. Ehk et isegi kui signaalid ära kaovad, kontroll just kui droon üle kaob, ta teab oma sihtmärki? Ta peab teadma oma asukohta, see on kõige olulisem, et kui näiteks GPS-i spoofimise tõttu antakse talle vale asukoht, ta peab sellest aru saama, et talle on antud see signaal jälle esiteks õige, mis talle antakse ette ja teiseks ta peab aru saama, kus ta asub, kasutades siis erinevate sensorite kombinatsioone. Ja see on üks selline põhiasi, millega me tegeleme ja kolmas teema on veel see, et mitte ainult üks droon ei lenda omaette, vaid ka koostöös Ukrainaga tegelikult eesmärk on panna tööle drooniparved. Ja need drooniparved omavahel suhtlema, üksteist aitama ja nii-öelda dünaamiliselt oma missiooni nii-öelda eesmärke üksteisega jagama ja siis nii-öelda läbi selle täitma oma missioon paremini ära või näiteks suudab läbi selle hallata suurema maa-ala.
ja võib-olla ka näiteks seda, et kui tuvastatakse mingis asukohas mingisugune probleem, kas on sinust GPS-i signaali kadumine või midagi muud, et selle maa-ala nii-öelda äramärgistamine ja siis nii-öelda oma teekonna ümber mängimine, et siis saaks nii-öelda nendest probleemidest mööda sõita ilma nii-öelda drooniparves siis nii-öelda võimalikult vähe kadu nii-öelda tekitada. Ma ei ole viimaste uudistega kursis, aga mäletan ühte 24. aasta lõpus toimunud Kaitseliidu üritust, kus üks drooniarendaja rääkis, kuidas ühele noormehele antakse ühe õhtu jooksul 40 erinevat drooni, mille ta peab viima sihtmärgile. Ma ei tea, kas täna parvedes juba lennutatakse droone, aga kas siis eesmärk on põhimõtteliselt see, et nüüd see noormees õhtu jooksul mitte 40 drooni ükshaaval, vaid 40 drooni korraga viib sihtmärgi poole, sest põhjus on ju milles. See trackimise süsteem on niivõrd võimas, et sihtmärgini jõuab vist ainult 10% nendest droonidest. Ja tegelikult see ongi üks tulevik, kuhu see liigub. Ja meil on ka tegelikult koostöös ukrainlastega üks patenditeema käimas, kus me sarnase temaatikaga tegeleme. Ehk siis tegelikult sisu ongi see, et me püüame operaatorilt võtta ära selle mitme või mitmekümne drooni juhtimise nii-öelda vajaduse ja operaator saab ainult nii-öelda seda informatsiooni, mis talle on oluline ja droonid filtreerivad selle info juba omavahel nii-öelda signaalitöötlusega välja ja inimesele antakse siis nii-öelda ainult see kõige olulisem informatsioon, mis on vajalik talle nii-öelda nagu parve juhtimiseks. Suurepärane. Tööd on, tegemisi on, inimesi ka on. Öeldakse ju, et Eestis on insenere vähe. On IT-mehi palju, aga neid, kes päriselt suudaks arendada tarkvara, kuidas nendega? Meil on tiimis tegelikult PhD-kraadiga inimesi omajagu, magistrikraadiga ja see töö, mida me teeme, nõuab väga spetsiifilisi oskusi navigeerimisel, lokaliseerimisel ja nii-öelda algoritmide arendamisel. Ja meil on olemas oma väike tiim ja praegu hetkel me ei tunne puudust, sest tegelikult see drooni teema huvitab ka tudengeid ja meil on suhteliselt lihtne leida tööjõudu ja ka rahastusvõimalus tegelikult on oma jagu. Seda on hea meil kuulda. TalTechi SAR tehisintellekti uurimisrühma juht Mairo Leier, suur tänu.